oleme jõudnud oma koju lõpuks. Uuesti oleme siis siin Pogapris, mida iganes. Ja see aasta ööbime oma vännikeses ja me kohe näitame teile. Ma olen täna käinud mitu korda tagasi mingi suuremas linnas. Ma olen nii väsinud sellest. Lihtsalt mitte midagi ei saa ühe korraga tehtud, eks enda süün ka, aga teed esimest korda võib-olla ja õpid selle käigus. Igal juhul me hakkame kohe panema endale siia Mikosebo telki üles, nii et me näitame teile, kuidas me seda teeme. Sellepärast me käisime täna 2 korda linnas. Tõelised telkid, valet pidi Kalju. Juhu! Europe, let's come together! Europa, it's now or never! I love you all! Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Europa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa. Bezoek mijn friends en friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje? Nii, enam-vähem on koos, panime katuse peale ja tõmbasime ta laiali. Nüüd on ülejäänud ainult hoiad panna sisse ja peakski enam-vähem olema. Selline suur 3x3 tuba. Selline põhimõtteliselt väike korter, 9 ruutmeetrit. Tip-top. Tere tulemast meie köögiosakonda. See siin nimelt on siis meie hommikusöögi tegu. Hakkame omletti tegema. Või juba teen. Siin on omleti segu, siin on mõned sibulküüslad ja tšilli, sest meil jäi eile tšillit alles. Ma ei ole väga suur vürtsika toidu armastaja, aga vaatame. Mõni pesuvahend, paneme natukene salaamid, tomatit, spinaatit sisse. Võt sellise vaatega. Tere tulemast kämpingu päevikutesse. No nii, kell on 5 hommikul ja oleme juba üles ärganud natuke ja tööriided selga pannud ja käisime hambaid pesemas. Ja nüüd teeme siis süüa. Avada grillvõikusid meie uhkes telgis. Nii, see on siis meie köök ja telk. Natuke on, sassist on, sest asjadel ei ole omi kohti. Siin on meie uhke gaasipliit siis. 2 auguga. Ja siin on meie lõikelauad asjad. Siin need kuivavad. Seal nurgas on igasugu snäkke ja kuivtoiduaineid. Võikud auravad juba seal. Nii, ja siin on meie jalanõude nurk siis ja mustapesunurk. Ja seal on natuke limpsi ka. Niimoodi siin elame praegu. Baby. Kõik lõhku valmis saanud. Ta on selle lusid ka kõik. Vaen liiklaua peale äkki. Jah. Nii, ja kuna selle kondentsiga nii hommikul need klaasid on udused ja kuna me ise sees ka magame, siis paneme auto enne sooja. Et ta soojendaks selle klaasi üles või saaks sellest kondentsist lahti. Oleme varajased. Kohe varsti hakkab hommikune koosolek ja siis tulebki tööle asuda. Ave on täna ilmselt siis seal prügimajas ja mõutimajas ja mida meie ennast näis. Ja mina olen assistent täna jälle. Merci en alsjeblieft, ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa.
zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen paël, ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, jongen! Nii, Murjamid on töölt koju jõudnud. Töö on põhimõtteliselt sama, mis me eelmine aasta tegime, keda huvitab, siis vaadake meie Cottonshini videot. Aga tavaliselt oleme koju siis, kuna see on ikkagi suht must töö, siis me võtame kohe riided ära, tavaliselt siin telgis, sellist bussi oma voodis me seda mustust taha viia. Ja läheme pessu ja täna me plaanime ka trenni minna pärast, ja siis tegelikult homme on 12-tunnised tööpäevad, eks me peaksime nagu valmistama nendeks päevadeks ka kuidagi ette. Aga vaatame. Kõigepealt trenni. Nii, teeme hummus ka siis. Iga päev päris nii intensiivne söögitegemispäev pole, aga kuna homme ülehomme on 12 tundi, siis teeme siin valges nii palju ära, kui saame. Et siin karri podiseb. Siis õhtul sööme praekartulit ja vorstikesi ja siis hummust teeb ka. Mina käin edasi tagasi, toon asju ja viin ära ja pesen ja vaikselt saab süüa siis teha siin. Meil on selline tööjaotus praegu. Vahel on ühtepidi, vahel on teistpidi. Tema et peab koos. Jah, tema koos süüa. Sest üksi niimoodi on väga raske teha, kui pead edasi-tagasi jooksma vänni ja siia. Muidu ka teeme. Muidu ka teeme, jah. Oleme ka suured basiiliku kasvatajad, kastame seda ja siis võtame aega-ajalt. Nii, ma näen väga kaunis välja, aga täna on meil siis esimene vaba päev üle 12 päeva. Esimene ja ainus vaba päev, muidu me töötame küll 6 tööl, 2 vaba, aga kuna me alles alustasime, siis me oleme nii väärtuslikud töötajad. Okei. Lihtsalt ma pidin õpetama eile enda vabast päevast kedagi. Sain ühe lisapäeva tööl siis, mis rahalises mõttes on hea. Ja alguses ka nagu kõik pidi tegema natukene rohkem päevi kui 6 päeva, nii et me ei ole ainsad selles suhtes. Aga me tahtsime näidata tegelikult, milline näeb välja meie van life või elu siis, kui on vaba päev. Ärkasime täna hommikul ülesse, kuna tekib räve kondents autosse, siis me avasime uksed, päike on väljas, nii mõnus, me oleme harjunud ärkama siis, kui on pime, 4:30 hommikul. Siin lagi on täitsa märg, et see niiskus ikka tekib, väljas on ka niiskus, et kui sa juba mõtled, et endalgi autoga lähed hommikul autosse, siis on nagu nii niiske, et siis kui keegi elab sees, siis läheb ka veel niiskemaks. Ja voodi on enam-vähem tehtud. Väga mõnus pesa, et vist 2 nädalat umbes oleme vännis elanud ja töötanud siis samaaegselt, et ma päris uhke, et tegelikult on väga mõnus. Ainus nagu selline väljakutse ongi toidu tegemine on nagu üks kõige suurem hommikuriiete vahetamine, aga peremees siin teeb juba hommikusööki meile. Meil on natuke muna, see peekonit ja kartulit, siis teeme siis roakese meile. Tubli peremees. Selline ongi, et ega meil see telk on ka päris nagu kola täis, et kui keegi tuleks, siis ta vaatab, et on sassi, aga meie jaoks on nagu organiseeritud segadus. Ehk
tegelikult see telgi mõte, mis me saime enda eelmistelt majaomanikelt või kellelt me üürisime siis maja, et see oli nagu nende, nad ütlesid, ostke enda selline telgikene. Ma olime ise nagu mõelnud, kui nad ka selle ütlesid, siis tundus see eriti loogiline, et ta aitab väga palju kaasa. Ma ei kujuta ette, kui me iga päev peaksime võib-olla kõik asjad tõstma tagasi autosse, et see oleks nagu tüütu ja välja ka, et siis see on lisaaeg ju tegelikult. Vot jah, selline ongi meie elu praegu. Nii, söök sai ka valmis. Aga praekartulid, peekonit, muna ja marineeritud sibulat kah valmis. Oleme olime teinud. Meie jaoks uhke hommikusöök. Nii, 20 meetri kaugusel on selline küük, kus me süüa ei tee, aga nõusid peseme küll. Panime siia kausi sisse ja siis peseme ilusti ära. Me koristame oma seda telki, sest seda me ei ole umbes 12 päeva teinud, sest ei ole jõudnud lihtsalt. Me ei näe pimedas. Ja pimedas me ei näe ka, kui must on ja kus see mustus on. Aga jah, teeme natuke ilusamaks selle jälle. Vahepeal mina jõudsin panna meie riided kokku ja Hannes tegi meile purksi. Ja siis me hakkame tegema tiramisut ja kohvijooki ja pastat tööle. Suur kokkamispäev. Siin maailma kõige paremad köögitingimused. Süles hakkan tegema, vahustama vahukoort ja siis teeme tiramisu süles ja nats põrandal ka. Nii, pasta vaikselt keeb, lükkan kana ka. Teeme sellise pesto kanapasta. Ja siin käib tiramisu tegemine. Nad käed on räpased. Telgi põrandal. Väga ebahügieniline. Jah, aga jah. Eks me ise sööme seda nii, et tiramisu on ka nüüd valmis. Ja kõige suurem küsimus on vist see, et kuidas me need asjad kõik külmkappi mahutame, sest meie külmkapp on 65 liitrit. Ja täna just käisime poes, nii et keeruliseks läheb. Ja kohe peaks olema pasta ka valmis. Kogu Maarimaa teeb häälti. Anna veel. Ma jätsin pärast lõuna vabaks. Mõtlesin, et äkki magaks, aga suvi tuli tuppa. Suvi hiilis tuppa tagant. Siis ma mõtlesin, et pagan, sa oleks võinud helistada. Ma oleks hakanud koristama, kuid mis ma ikka siin sama. Pilte ette, please come on. Suvespetsialist on vahetuseks tööl. Ringte pealin on finiš. Seal mu sõber tangib sinist. Naabrimeest nägin rinis. Kõik muu mulle pinin. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Proovida võid, kuid lahti ei saa. Ja kui tipu sulub tuul, meelt ei heida. Mis mullest on mõeld, mullaks ka saab. Sirene ja vilkuvad sinist. Lapsada vaid silmist, ole pigis, väljas rivist, päris finiš. Nüüd lõpuks pannaksegi kinni vist. A mis sa vaika nüüd jamad? Pilt ette, please come on. Suvespetsialist on vahetuses tööl. Ringte pealin on finiš. Seal mu sõber tangib sinist. Naabrimeest nägin rinis. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Proovida võid, kuid lahti ei saa. Ja kui tipu sulub tuul, meelt ei heida. Mis mullast on mõeld, mullaks ka saab. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Proovida võid, kuid lahti ei saa. Ja kui tipu sulub tuul, meelt ei heida. Mis mullast on mõeld, mullaks ka saab. Rinte pealin on Rapla. Siin Keila jões leiti naftat. Rinte pealin on Rapla. Siin
Keila jões leiti nafta. Vaiko, vän üks soolo siia. Nii, ma mõtlesin, ma näitan natukene ka seda, et täna on siis selline päev, et Hannes on tööl. Mina oleks ka võinud minna, aga siin ma oleks saanud ainult ühe vaba päeva ja mõlemad oleks saanud. Et siis see võtab natukene pinget maha, kui ma näiteks saan täna süüa teha. Igal juhul. Täna on vihmane ilm ka ja ma mõtlesin, või minu tänases to-do listis oli ka voodipesu ja sellised nagu rätikud ja selliste asjade pesu. Aga vihma sajab, eks ma ei saa neid välja kuivama panna. Õnneks meil on kuivati siin. Aga ma ei ole tahtnud täna üldse peaaegu autost välja tulla, sest nii märg on. Ma näitan siis, et võtsingi siit voodipesu kõik ära, on hunnikus. Ja siin on hunnik, mille ma pean viima pesumajja. Et praegu just see vihm on jäänud natukene rahulikumaks ja ma üritan mingeid asju siis ära teha. Sest vannis elamise juures on ka meil väga oluline see, et me pimedas ei taha süüa teha ja umbes kella 6 läheb pimedaks. Mul on küll aega, aga mida pikemalt ma vännitan, seda suurem tõenäosus on see, et ma jään pimeda peale. Nii et ma võtan ennast kohe kätte ja siis on tehtud, kohustused kaelast ära ja ma saan nautida. Ehk siis pesu ja süüa tegema. Ennast on siin praegu päris keeruline filmida, kui ma siin telgis süüa teen, et väga palju ruumi pole. Aga ma teen täna esimest korda proovin magusapukana ja siis samal ajal vaatan teiste vlooge. No nii, oleme nüüd täpselt 6 või paar päeva peale olnud siis oma vännis, olen siin telgis ja vännis. Ja täna lõpuks majja, ehk siis 6 aega vännis elatud ja jah. Ütleme nii, et ta ei olnud nii hullu, kui me arvasime. Oma raskused selle juures olid, et kokkamine on keerulisem, eriti kuna me töötame. Ehk siis peale tööd läheb hästi kiire pimedaks või vahel, kui meil on 12 tunnist tööpäevad, siis ongi juba väljas pime. Ja siis väga enam süüa tegema ei hakka. Ehk siis omad raskused olid ja me ise nagu tunneme, et meil oli sellepärast ka vähem tunde justkui päevas, sest ikkagi näiteks kui sa teed süüa, siis sa pead minema pärast kuhugile pesema nõusid või nii, kuigi näiteks toas sa juba samal ajal võib-olla peseksid nõusid. Ehk siis me arvame ja tunneme, et kui me nüüd majja saame, siis meil on rohkem aega, et näiteks trenni jõuda või teha midagi muud, mis meile meeldib. Et ütleme, et aega enda mitte bussielule täpselt, aga sellele kämpinguplatsile elamisele. Teemegi viimased koristused. Hannes teeb puhtaksid, viime asjad välja. Väike selline õnnetus juhtus ka meil. Või mitte meil otseselt tuulel juhtus, aga me oleme praegu pannud lihtsalt teibi kinni, aga õmbluskohtadest on siis rebenenud kõikidest nurkadest põhimõtteliselt. Et see tormised ilmad, ei ole olnud head. Meil ei ole niiti ja nõele, siis peame MacGyver teibiga natukene hoiab seda kinni.